Tervist kõigile! Mina olen Kristo ja räägin oma tegevust taksonduses. Kätte on jõudnud suvi ja ka mina olen juba suviselt riides. Sõbrad, aga kõige tähtsam, mis täna on see, et täna on reede ja esimene päev, kus avatakse ööklubid. Seega möllu peaks jätkuma hommikuni, alkoholi peaks voolama ojadena ja peaks ka head pappi teenima. Seega sõbrad, kas meil õnnestub seda pappi teenida või mitte, seda te saate teada video lõpus. Nii et jook kätte, kes on kuskil suvilas, naudib suve ja head vaatamist. Nii sõbrad, kangesti tahetakse, et ma teeksin challenge'i, seega täna tuleb 100 euro challenge, vaatame kui kiiresti me jõuame selle raha ära teenida. Kui tuleb kiiresti bruto, siis proovime neto saada. Kui ei tule seda brutotki 100, no millest me räägime, järelikult challenge on läbi kukkunud. Nii et sõbrad, lülitame sisse oma lemmikud äpid ja alustame selle tööga. Yandex pakub meile sellist asja, ma ei tea, kuidas näha on, aga siin jookseb üks joon ja kui sa asud selles joones, siis miinimumhind on 7,90 kuni, mis ta on siis, pea kella 2-ni. Nii et proovime, katsetame esimese tellimuse ära, vaatame, kas seda nii-öelda boonust ka saab. Здравствуйте. Здравствуйте. No muidugi Yandexi numbrid on ulmelised, praegu on pool tundi tööd tehtud ja läbisõidud, see on summa mingi meeletud, ma olen täna läbisõitud 8 kilomeetrit, 22 euro teeninud. Päris hea kilomeetri hind on. Ja jõudsin omadagi siin Mustamäele ja siin tuleb hakata mõtlema, et millega sest minema saab. Panin küll Bolti tööle, et saaks kesklinna tagasi, aga ei tea, kas ta üldse tulistab. Nii et natukene ootame väike suitsupaus ja siis, kui midagi ei tule, siis põrutame minema. А вы хотите вперед сесть? Я могу знать. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Telliskivis toimub midagi meeletut. Ma kuskilt siit peaks oma kliendi üles otsima, mul pole absoluutselt aimu ka, kust teda leida. Pohhui, panen siin, ootan, vaatame. Äkki ilmu. Oota korraks, ma proovin. Ja, ma tean, ma saan aru, kus sa oled, aga ma ei pääse sinna praegu.
Oota korraks, ma vaatan, mis siin nurga taga on. Siin on hullu maja, mis siin toimub praegu. Oota korraks. Ei, ole seal, sa ei leia mind. Ma parem leian siin. Aha. Oota, ma ei pääse sinuni välja siit. Kas sa oled seal selle Graffiti burgeri juures või? Ja sa peaksid tulema nii-öelda, vaata sealt Kruusa tee, tule sealt üle, siin üks auto seisab tuledega. Ei, tule üle Kruusa tee, vaata siia sisehoovi. Ma arvan, et sul on kergem tühistada mingi teine auto leida. Veel kord, kui sa oled seal peatuse juures. Okei, kuule, aga tühista ära, proovi teine mingi. Kutsile, hullu maja on siin reiskuredi oma majade vahel. No nii, sõbrad, challenge on tehtud. Challenge on tehtud, kell on 3 öösel. Bolt näitab mulle 67 ja kohe üks hetk, et ma siin ei satuks kuskile. Ja Yandex näitab mulle 39. Nii et challenge on tehtud, aga me teenime edasi, sest seal on kõik on nii punane, kui üldse saab olla. Sõbrad, 3 tundi, 100-eurone challenge tehtud. Ma ei arvanudki, et see väga keeruline saab olema. Aga väike murekoht oli, et äkki ikkagi ei õnnestu. Nii et edaspidi jätkame ilma challenge'ita. No ei tea, mis siin toimub. Aga siin ootab, peaks olema kuskil minu klient. Miks me varsti saame teada, kus ta on. No sõbrad, kell on 4 hommikul. 4 hommikul ja ma ei oleks arvanud, et ma nii väsinud olen. Linn on nii punane, Telliskivi on rahvast lihtsalt täis. Aga ma ei tea, kaua ma jõuan veel sõita. Peab vist ennast ikkagi kokku võtma. Ma olen juba vana inimene, ma enam ei taha öösiti töötada. Mulle meeldib ainult päeval töötada. Aga see on puhtalt minu probleem. Aga jah, olen praegu Tataris ja kuigi siin on kõik punane, siis ühtegi tellimust ei ole, nii et vaikselt tuleb tõmmata sinna Telliskivisse tagasi. Aga seal on jube liiklus. Muidugi praegu on juba hõredamaks läinud. Ei vaataga, tuli ka siit tellimus. Ja koefitsiendiga 2,1 Mario. Toon Mario ära. Koefitsient 2,1 tundub nagu liiga väike, aga tegelikult ju pole üldse paha. No nii, sõbrad, on kätte jõudnud hommik. Ei viitsin teile õhtul teha seda kokkuvõtet, aga nüüd on see aeg kätte jõudnud. Nii et, mis meil siis õnnestus? Boltiga õnnestus eile teenida brutos 101 eurot ja Yandexis 47 puhtalt. Seega 100 euro challenge on nii brutos kui netos saavutatud. Nii et see ei olnud üldse raske ülesanne minu jaoks, nii et kui on soovi, võite veel mulle mingid challenge'id, mingid ülesandeid anda. Aga jah, sõbrad, selline see vahetus sai, kellele meeldis like, kellele ei meeldis like, kindlasti kui te ei ole veel jälgijaks end märkinud, pange subscribe, et jälgida järgmisi või edasisi tegemusi. Ja sõbrad, ma jätan teiega nüüd hüvasti,
kuni järgmise korrani. Aitäh, et vaatasite!